kuidas toetada ja motiveerida neid inimesi, kes on oma tööst juba väsinud ja ei leia seda motivatsiooni, et leida töörõõmu, vaid pigem leitakse, kuidas kõik on halvasti. Kuidas suunata neid inimesi, et nad leiaksid selle töörõõmu tagasi ja leiaksid rohkem positiivset kui negatiivset. Jällegi keeruline olukord, loomulikult. Inimesed ongi tihtipeale väsinud, sest nad teevad väga palju asju ja mina ütleksin, et see töörõõm tihtipeale ei pruugi olla üldse jätud tööga. See võib olla nagu tervikus. Kas tervikpildis inimesel on hästi, sest need, kes on tavaliselt negatiivsed, on mingi põhjus seal taga. Ja nüüd, kui nad on töö juures negatiivsed, siis võib olla ka väga suur, mitte väga suur, aga võib olla potentsiaalne põhjus selles, et midagi muud on valesti kuskil. Eks Andrusega just rääkisime, ja ta ütles, et tal oli üks inimene, kes oli väga hea müügimees, kes ühel hetkel põhimõtteliselt sõimas kõik oma töö lihtsalt läbi, kõik meeskonnaliikmed mingil olukorras kuskil. Ja alguses vaadati, et okei, see on nagu imelik. Siis Andrus läks taga eraldi rääkima, juhtus täpselt sama asi, sai Andrus sõimata tema käest, mis teema on ju. Ja siis ta nüüd ütleski, kuuled, et me oleme nagu varem siin nagu saanud oma asjad nagu aetud ja räägitud ja praegu mulle tundub, et ma teen vist midagi valesti, sest et mitte midagi nagu ei liigu ja saad väga frustreerunud, et mis värk on, et räägi, mis päriselt toimub on ju. Ja siis selguski, et tal oli mingi eraeluline kellegi inimese nii-öelda surma-aastapäev esimene. Ja tänu sellele, et tal oli see surma-aastapäev, siis tal oligi raske aeg ja see tegelikult oli see, mis mõjutas tema nii-öelda käitumist. Ja ta oli suhteliselt lähedal selle inimese lahti laskmisele. Kui ta seda vestlust poleks teinud, kui ta seda küsimust poleks küsinud, siis ta poleks seda teada saanud ja olekski mõelnud, okei, ta on jobu. Aga reaalselt tal oligi mingisugune eraeluline suur katsumus, millega ta parajasti silmiti seisis. Ja kokkuvõttes ükskõik, kus kohas see tuleb, ehk siis kui me räägime nagu luuremaailmast, siis luuremaailmas alati hästi oluline on see, et saad aru inimese motiivist. Miks ta teeb midagi? Mis on selle tunde või selle hetke olukorra, selle inimese seisundi nii-öelda juurpõhjus. Ja seda on võimalik jällegi aru saada ainult siis, kui teil on piisavalt hea suhe, sest et see ilmselgelt mõjutab vaevalt, et tal hea on olla ja teistel ka ilmselgelt ei ole. Ehk siis me peame leidma selle viisi, kuidas selle inimesega istuda maha ja rääkida päriselt sellest probleemist. Ja selle jaoks, et seda teha, on vaja küsida avatud küsimusi, on vaja osata häid küsimusi küsida, on vaja osata tagasi peegeldada, on vaja osata kuulata ja siis vastavalt sellele teha oma korrektuurid. Ehk siis on vaja aru saada, kus kohas see negatiivsuse tuum on. Sest et negatiivne emotsioon on emotsioon, positiivne emotsioon on ka emotsioon ja kui me oleme emotsionaalsed, siis liiga häid otsuseid me tõenäoliselt ei tee. Ehk siis olenemata, mis see emotsiooni juur on, mina juhina tahaksin teada, kus kohas see tuleb ja mina ei tohiks minna kaasa sellega, et kui nüüd kogu meeskond on kurb, siis mina muutun ka kurvaks. Siis minu ülesanne juhina on olla vastukaal sellele kurbusele. Ja mismoodi meie seda selles mõttes, mismoodi seda meile õpetati ja mismoodi seda olukorda lahendada ongi see, et tuleb jääda ja hoida standardit, et tuleb tööd teha edasi. Ja mismoodi see meil välja nägi, oligi see, et kui midagi oli hästi, me olime eufooriliselt, oi kui hästi me saime täna hakkama oma ülesannetega, siis kusjuures esimene operatsioon Afganistanis, mis oli suurem operatsioon, tulime sealt tagasi, kõik olid ilgelt sillas, mina ja 12 tüüpi jõime Coca-Colat baasis juba, varus sai ära pandud ja siis tuli meie nii-öelda boss, tuli briefingult tagasi ja siis küsis, mis teete siin? Varustus on hooldatud, relvad on korras juba või, et mis te joote siin oma seda Coca-Colat. Ja ta tuli ja võttis meil selle eufooria ära ja saatis meid tegema jällegi neid asju. Nüüd meil tundus sel hetkel, et okei, on ikka jobu on ju, et ei lase meil isegi nautida seda hetke. Loomulikult hetkesid peab nautima, aga tuleb aru saada sellest, et ta ütleski, et meil on vaja võib-olla kohe välja minna uuesti. Meil on vaja uuesti minna tööd tegema, meil on vaja uuesti minna teha seda operatsiooni ja nüüd, kui me oleme siin emotsionaalselt ja tähistame, siis me ei ole võitnud seda sõda veel siin. Ehk siis meil on homne päev veel. Ehk siis mina tahan olla vastukaaluks selle meeskonna emotsioonile. Ehk siis, kui me täna oleme kõik õnnelikud, siis on hea meeldetuletus meeskonnale, et jah, täna ongi hea päev, täna tähistame, aga homme hakkab kõik nullist pihta. Ja homme hakkab uus päev ja me hakkame otsast pihta ja teeme seda edasi, mis me oleme siiamaani teinud. Kui kõik on meelel on kurb, kõigil on halb meel, siis tuleb leida midagi, mida tunnustada, tuleb leida midagi, mis läks õigesti hästi, võtta sellest kinni, tuleb vaadata, mis on asjad, mida mina saaksin paremini teha ja öelda, et okei, homme on uus päev.
ja kõik hakkab pihta, see, mis täna oli, see, mis täna juhtus, on juba ajalugu ja homme me lähme ja õpime ja teeme paremini. Ehk siis ma saan olla vastukaaluks sellele emotsioonile ja ega see ongi pikk protseduur, see ongi pikk protsess, sest et emotsioonid on inimese osad ja nendega on vaja tegeleda, olemata kas nad on positiivsed või negatiivsed ja minu juhi ülesanne on olla vastukaaluks selle kõigele, sest et muidu võivad juhtuda ja tulla väga halvad otsused sellest kõigest. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane ka endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja lihtsalt tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Eks järgi muutkugi robotiteks, see oleks kõige hullem asi, ärge laske seda vabadust endalt ära võtta, seda on lihtne ära võtta, sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda, või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei, kui see on teadlik otsus. Kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!